Ja järgmine kursus. Nii, peame siit edasi liikuma veel. On minu teada kõrgem matemaatika. Nii, ja ongi Moodle'i kursus kõrgem matemaatika 1. Palun. Aitäh, tere minu poolt. Mina siin esindan tegelikult selle Moodle'i kursuse juures päris suurt tiimi, sest ma üksi olen nüüd olnud vastutav õppejõud 4 viimast aastat sellel ainel, aga tegelikult selle kursuse juures on väga palju õppejõudu ja ka õppeassistente mitu aastat vaeva näinud. Nii et sellel aastal ma tegin selle kursuse niimoodi ümber, et sellest 4 kursusest jäi sinna 2 peale ja ma natuke räägin ka. Nii et ma tulen Matemaatika Statistika Instituudist ja see kursus on nüüd mõeldud põhimõtteliselt kõrge matemaatika, on meil siis 3 ja 6 EAP-d, mida me õpetame loodus- täppisteaduste valdkonnale, seal on siis majandus, bioloogid, geenitehnoloogid ka juures, aga see konkreetne kursus on nüüd praegu siis sellel aastal on siis füüsika, keemia, materjaliteadus, arvutitehnika, matemaatika, statistika jaoks nüüd tehtud ümber. Et meil ei ole igav, me iga aasta teeme midagi ümber. Ja nii siis ka selle Moodle'i kursuse juures tuleb siis ümber teha. Nii, et kõigepealt siis Moodle'i keskkonnas, siin on siis nagu see üldine nimekiri, mis seal siis materjalidest on ja siin eelkõned täpselt sama jutt, mis eelmised rääkisid, 6 EAP-d, väga palju materjale. Siin on siis põhimõtteliselt gümnaasiumi matemaatika, kõik koos, poole semestri peal. Need teemad muidugi, osad teemad on uued, aga mis on siis uus just see, et gümnaasiumi matemaatika korral harjutatakse ülesandeid, mingisugused mõisteid ei küsita üldiselt ja tudengid tulevad siis ülikooli. Ka esimene väljakutse siin on see, et meil on värsked rebased, kes tulevad esimest korda ülikooli, nendel on juba šokk see, et mis siin toimub üldse, et kuidas siin toimub, et siis neid kuidagi siis nagu toetada on siis selle kursuse mõte ja üldiselt siin siis põhimõtteliselt kõik, mis siin võimalik on Moodle'is teha, siin on olemas, pluss lisaks siis natuke veel, et kuna ma seda kursust nüüd otse ei saa näidata, siis ma panin siis mõned pildid, mis meil seal on. See Zoomi-ruumi asi on siis nüüd ka igavikust. Ma kohe suure uhkusega panin selle kvaliteedimärgi pildi kursusele juurde, et praegu siis hetkel see toimub sügisel, et praegusel hetkel ei ole kedagi. Et see kursus nüüd on kahe erineva aine jaoks kokku, mis siis tegelikult esimesed 4 nädalat on eraldi ja ülejäänud on siis koos. Et siin siis on erisused matemaatikutele ja statistikutele. Nii. Ja et mis ma siis olen kursusele lisanud, et põhimõtteliselt see õppija oleks toetatud kõigi materjalidega, kui ta jääb haigeks. Et meil siin on suur epideemia selja taga, et inimesed olid haiged karantiinis, aga praegugi ega need haigused kuskile kao, et siis Moodle'i kursusel olevatest materjalidest on võimalik siis ise järgi õppida või juhul, kui siis see tudeng ikkagi kontaktõppes ei saa aru kõigest, et tal on võimalus alati tulla seal kursusele, vaadata erinevaid materjale ja tõesti seal on väga palju erinevaid materjale just selle mõttega, et see esimese kursuse tudeng saaks endale toe, ükskõik milline variant talle nendest materjalidest sobib, kas loengu konspekti lugeda või siis loengu videoid vaadata või siis loengu slaidide pealt infot saada, et need kõik on olemas. Nii, ehk siis tänu jälle koroona ajale on siis eelsalvestatud loengu videod, et 2 esimest aastat, kui ma olin vastutav õppejõud, ma siis oma ette lugesin Panoptos siis videoid, siis ma neid lõikusin, panin üles. Videod on varustatud Quizleti ehk siis kontrollküsimustega, et siis sellel ajal, seal ei olnud koroona aeg, oli ka selline variant, et
õppetöö toimus, aga suured loengud ei tohtinud toimuda. Nii et selles aines on olnud 10–20 õppejõudu, sealhulgas õppeassistente alati, ja on siis ka loengud sellised 100–300, kõige suurem oli 500. Et siis loengute juures siis, kui nad vaatasid ise, siis nad pidid kontrollküsimustele vastama, seal oli juures ka õige vastus, et nad, kui tahtsid, said selle õige vastuse kätte, aga siis vähemalt, et vaatasid videoid. Nüüd on need samad videod mul üleval lihtsalt lisamaterjalina, aga siis loengut ma pean ka sellepärast, et väga palju inimesi on erinevad. Siin meil on ka siis Tartu Ülikooli logistilised probleemid, ehk meil osa inimesi on Delta keskuses, osa inimesi on siis füüsikumist, siis nad lihtsalt teinekord ei saa tulla siis nii kiiresti siis loengut kuulama, et mul loeng on siis otseülekandega pluss siis koha peal. Nii, ja praktikumides ka, et meil on päris mitu projekti olnud sellist, kus siis on õppeassistendid teinud siis näidisülesannete lahendusi, on siis teinud neile ka videod juurde, on siis tehtud ka stack-ülesannete kogu, et sellel aastal läheb see täiendamisele, et jällegi olen ma siis lisan ka praktikumide slaidid, kus on ka mõned näidisülesanded juures, mida ma praktikumis ise ka kasutan. Nii, selline siis kursusel siis alguses on üldised õppematerjalid, kus ongi siis loengu konspekt täielikult, ülesande kogu täielikult, ka esimesed osad, siis näidisülesande kogu ma siis olen natuke pannud. Ja siis valemid koolimatemaatikast, ehk siis meil on siis tudengid, kes tulevad värskelt gümnaasiumist, tudengid, kes on käinud kaitseväes vahepeal ja tudengid, kes tulevad siis hoopis hiljem või siis ükskõik, milline sellest grupist on, valemid lähevad meelest ära. Et sellepärast siis need valemid. Ja nüüd ma panin siis paar sellist näidet, et mis materjalid mul siis üleval on. Et kui ma loengut salvestan, siis iga loengu eel tuleb siis Moodle'isse tudengitele loenguslaidid. Seal on siis enne loengut sulgudes, ehk siis loengu ajal nad saavad siis jälgida neid slaide, kui nad jäävad maha või tahavad midagi vaadata ettepoole, et siis nad saavad seda teha. Peale loengut ma panen sinna siis kontrollküsimustega slaidide vastused, loengus salvestus on üleval, ehk siis Panotos tuleb see otseülekanne ka. Ja kogume tudengite tagasisidet, selle kohta tuleb ka kohe üks näidis, et osadele sobib loengus käia koha peal, neile väga meeldib, nad tahavad küsimusi küsida. Osadele sobib otseülekannet vaadata, neid häirib see, et neil on mingi sumin või siis mingi foon ümber. Nad tahavad selle otseülekande panna pausi peale või tagasi kerida ja rahulikult konspekteerida. Osadele sobib üldse, et ma loen rahulikult loengu konspekti, ma saan sellest aru ja kõik on hästi. Nii et väga palju erinevaid tudengeid, kuna see hulk on suur ja minu mõte on see, et nad oleksid kõik toetatud. Et kõigile kõiki materjali ei ole vaja, aga see ei ole ka vaja kõike siin vaadata. Nii ja praktikumi materjalist ka, siin on siis loengu konspekti tükid, ma olen ka välja lõiganud, mis selle õppenädala või selle teema juurde läheb. Need teemad on siis liigendatud 16 nädala peale. Ja praktikumide juures on ka siis ülesannete vastused, need on tegelikult ülesannete kogus ka olemas ja ka praktikumide slaidid ja näidisülesanded, mis on siis tehtud just nende teemade juures. Kõik teemad ei ole päris kaetud, aga sellel aastal siis meil on projekt, kus siis kaetakse rohkem teemasid. Ja sellega me küsime tudengite tagasisidet, mis siis nende jaoks on raskemad teemad ja need raskemad teemad siis üritame siis katta veel rohkemate näidistega või siis näidistega, kui neid ei ole. Kõik ei ole. Nii, ja mis siis digivahenditest kasutame? Osalemist, mulle väga meeldib see Moodle'i digivahend osalemise kohta, kus siis tudeng saab automaatselt enda osalemist märkida, kas QR-koodi või parooliga. Koroona-ajastul oli see vajalik, aga praegu siis ma olen seda kasutanud ka. Ja siin on siis ka lisapunktid, ehk siis nad saavad tagasiside andmise eest lisapunkti, harjutustesti enne kontrolltööd teha, EL-teste, sellest ma kohe ka räägin. Ja
ka koroona ajal ma avastasin enda jaoks Desmose keskkonna, kui mul oli vaja praktikumi anda siis online'is, et siis meie matemaatikadidaktikud on siis andnud ka välja õppematerjali. Vaatasin väga tore, mida kasutatakse ka mitte ainult ülikoolis, vaid ka keskastmes, nii et selle keskkonna nimi on Desmose keskkond ja seda ma kasutan aktiivselt loengutes. Järgmisel aastal on plaanis ka praktikumidesse viia. Et selle eelisloengu ajal on see, et ma saan ka seda näidata. Need, kes on veebis loengus, need, kes on klassis loengus, nad saavad seda täita üheaegselt ja ma saan näidata ka seda, et see kontrollküsimuse vastus on siis vastatud niimoodi, nii palju oli õige, nii palju oli vale, et siis seda üle selgitada, kui on vaja. Nii. Ja siis stack-tüüpi ülesanded, nendest ma räägin ka, et need on siis väga head selles mõttes, et ühe ülesande lahenduskäigu saab etappide järgi lahti kirjutada ja saab tudengi käest küsida mitte ainult vastust ülesandele, vaid iga erineva etapi jaoks seda tulemust. Seal on siis automaatkontrolli peal, sellega on siis meie tiim tegelenud. Ja meie foorum, ma ütleks, et ikkagi töötab, kuigi kui on sügissemestril, siis on rohkem rahvast. Kevadsemestril ma õpetan kõrge matemaatika 2, seal see hästi ei tööta, aga küsitakse just, mis on tegelikult põhiteemad, on seal Moodle'i testides on midagi valesti seal just nendes stackides või mingid sellised asjad. Nii et võib-olla siis statistikutel ei ole sellist probleemi lihtsalt. Sest Moodle'i uuendamisega on meil nende ülesandetega on tekkinud probleemi. Nii, ehk siis see esimene osa, mis siis on siis osalemine, lisatestid tagasiside saamiseks, need on siis semestri lõpus, millest me teeme järeldusi, et mis teemad olid siis tundusid rasked, et millised vahendid reaalselt töötavad, mis siin Moodle'is on ja muid selliseid küsimusi. Ja eeltest, kuna nüüd tudengid tulevad väga erineva taustaga koolist, nad ongi erineva taustaga, mõnel on meelest läinud, et siis me alustame kursust eeltestiga, mis kontrollib gümnaasiumi teadmisi ja siis vajadusel suuname siis sellisele kordamiskursusele, mis ongi siis mõeldud tasandamiseks. Nii, ja harjutustest, et kuna see stack ülesannete vastustest sisestamine on ikkagi päris keeruline, seal tuleb siis kõik sulud, korrutusmärgid ja kõik märgid nagu paika panna ja erinevad funktsioonid, et selle jaoks nad saavad siis harjutada ka kõigepealt testi. Nii, ja siis see Desmose link on siin, et nad saavad lingi peale vajutada ja nad saavad siis Desmose slaididele minna, kus nad saavad siis vastata loengus küsitud küsimustele reaalajas. Nii, ja siin on siis näide, et ma panen siis QR-koodi ja parooli iga tund ka praktikumides üles, nii et siis Moodle'is on siis see vahend olemas. Nii et ma alustasin distantsõppe ajal sellega, ma olen sellega jätkanud. Ja siis Desmose link on siis näiteks, mul on siin praegu näidisklassi link, et ma rääkisin ka oma instituudi töötajatele sellest Desmosest ja siis ma tegin siis sellise näidisklassi, kus on siis näidisslaidid, ehk siis selle ühe klassi juures on oma kood, sellega saab sisse ja seal on kõigi loengute slaidid olemas, kus on kontrollküsimused, sinna saab igal ajal minna ja vaadata siis neid üle. Ja seal on palju erinevaid vahendeid, ma neid õpin alles interaktiivsed, et näiteks, et märgitakse õiged vastused ära, aga loengus on üldiselt siis niimoodi, et ma ei taha, et nad näeksid ise õiged vastust, et nad klõpsaksid õiged vastuseid, ma tahaks, et nad vastaks, siis ma näitan teistele reaalajas, et millised vastused olid ja siis arutame seda, et milline see õige vastus oleks. Et siis ei ole hea, et see õige vastus ees seal on, et kontrollida just seda, et kas nad said aru. No ja siis seal on mõned sellised vähem nagu olulised asjad, aga näiteks siis robotid, see on nüüd Desmose enda poolt pakutud nagu sisseelamisslaidid, et siis oma meeleolu näiteks näidata loengu alguses, kas tudeng on valmis loenguks või ei ole ja siis need täpikesed on siis iga tudengi vastused seal. Nii, okei, et siin siis on siis õppejõudude osaga, kuna meil on siis 10–20 õppejõudu ja siis on päris palju õppeassistente, siis selle kursuse juures on ka
üks teema see, et kuidas siis kõik õppejõud võibuvad ühes inforuumis, et nad saavad siis sama info ja kuidas mina siis saan ka info siis praktikumi juhendajate käest, et nad siis, kui on kellelgi vaja mingisuguseid järeltöid teha või mingisuguseid probleeme, siis meil on ka siis koosolekud iga nädal õppejõududel siis on ka üks kohe siin fail, kus on siis kogu info, mis me koosolekul räägime, siis tegevused on, mida keegi peab tegema, koosolekud saab siis Zoomis ka, jälle distantsõppe ajal olimegi Zoomis, et nüüd siis oleme vahepeal teinud hübriidis seda koosoleku ja viimasel ajal ikkagi koha peal. Nii, et sellised, see on tegelikult peidetud õppijate eest, aga ma praegu siis, kuna praegu kursus siis on mitteaktiivne. Nii, ja siis kohustuslikud materjalid muidugi siis on olemas õppijate jaoks väga detailne ajakava, on olemas siis punktisüsteem, millest kui palju punkte saab, meil on 3 kontrolltööd, 4 tunni kontrolli, eksamile pääsemise lävend, et seal on siis kirjas nii ajakavas, et kuna tööd toimuvad, millised teemad on praktikumites, millised loengutes ja punktisüsteemis siis kui palju punkte keegi saab. Praegu on siis 2 kursust siin, sellel aastal oli nii. Et siis, ja siis ühe kursuse jaoks, mida ei pea õppijad nägema teise kursuse kohta, siis need on siis peidetud, ehk siis on ligipääs ainult ühele kursusele. Nii, ja siis kordamise küsimused ka, et ma olen nüüd kirjutanud, meil on 4 tunni kontrolli, need on teooria peale. See mõte on siis selles, et kuna eksamil on põhiliselt teooria ja ei ole tudeng harjunud teooria õppimisega gümnaasiumis kahjuks, et siis nad saavad võimaluse siis kogu selle väga suure materjali siis 4 osas selgeks õppida ja siis tunni kontrollides siis me küsime sealt midagi, nad annavad vähe punkte, aga kui nad siis ikkagi ei oska, siis nad saavad sealt õppida kõigepealt, kuidas vormistada, näiteks defineerida mingisugust mõistet, et seda ei oska, et siis see tunni kontroll on nendele siis prooviks. Nii, et kontrolltööd teemad ka, et millises kontrolltöös, millised ülesanded teemad on, mis on praktikumides läbi võetud. Nii, mida me oleme siin ära peitnud ja eksamiteemad siis ka, et meil on tegelikult kontrolltööde näidised, eksamide näidised. Mul on siis eksami konsultatsiooni videod ja slaidid üleval. Nii et ma ise arvan juba, et materjali on väga palju, aga selle mõttega, et kõigil oleks midagi kuskilt vaadata, et siis nad on. Ja siis Moodle'i testid, et meil on siis erinevaid teste, et ma nüüd rääkisin stack-tüüpi ülesannetest, aga tegelikult siis on ka valikvastustega ülesandeid, küsimusi, on siis teooria kohta midagi küsitud, et kas see mõiste on siis selline või mingit valemi kohta, et neid on siis palju erinevaid ja nende tegemisega on siis väga palju erinevaid inimesi tegelenud meie instituudist ja vabatahtlikud testid 2 ma juba rääkisin. Kontrolltööde harjutustestid on tegelikult suhteliselt populaarsed, sest need aitavad, tõesti tagasisidest on näha, et need aitavad kontrolltööks valmistuda, kuna seal on ülesanded sellised, mis tulevadki kontrolltöös, aga need on siis jällegi etappide kaupa. Ma kohe näitan ka. Nii, ja siis see tagasiside. Nii et näiteks selline test, et kui on siis näiteks vaja ühe maatriksi jaoks determinant välja arvutada, siin on siis üks kindel meetod, et siis nendel on võimalik siis seesama meetod kirjutada niimoodi ühe kaupa lahti, ehk siis igasse lahtisse mingi arv panna, mitte ainult vastus siis kirjutada. Ja kõik need ülesanded on varustatud ka tagasisidega, et kui praegu ma siis panin lihtsalt õiged vastused, ja, et kui on vale vastus, siis on ikkagi õige vastus koos selle lahenduskäiguga õigete arvudega alati need juures. Nii, et sellega on tegelenud mitu inimest ja ka meie õppejõud, kes on siis andnud. Nii, et ma panin siia lihtsalt 3 erinevat näidet, keskmisel ei ole õigeid vastuseid, aga ma arvan, see praegu pole oluline, eks ole. Et kõik need erinevad, meil on väga palju erinevaid teemasid. Ja see ongi nagu suurim raskus sellel kursusel ongi, et meil on kiire tempo, millega tudeng ei ole harjunud, kui ta tuleb gümnaasiumist, on siis väga palju materjali. Et kui tudeng jääb maha, siis ta jääbki maha, et siis tal on väga raske nagu järgi jõuda. Et see siis
võib-olla oleks siis tasandav natukene siis selle Moodle'i kursusel olevate materjalide ja toega. Nii, ja see, mis minu silma paneb särama õppejõuna, on siis see, et ma vastasin endaks Desmose keskkonna, kuhu ma siis panen slaidid üles. Siin on siis näiteks kohandatud tegevus, see on siis ühe klassi jaoks siis loengute slaidid, 2 kaupa. Ma otsustasin, kui on 16 loengut. Praegu mul küll on siin nagu mingi näidis, mul on seal kõrgematemaatika 2 praegu ees, kuna ma seda praegu loen. Aga siis põhimõtteliselt on siis teacher Desmos, ehk siis õpetaja Desmos, student Desmos, ehk tudengi Desmos, ta paneb klassi koodi ja ta saab kõik siis need loengutes olevad tegevused kätte. Siin on siis üks näidislaid. Ma alustan siis loengut alati sellega, et tudeng siis saab oma siis selle emotsiooni paika panna, et siis seda robot siis läheb kas siis roheliseks need tuled või siis punaseks, et kuhu poole. Et koroona ajal oli see ka nagu hea nagu väljund tudengile, et ta ei tundnud, et ta on üksi, et ta sai siis kirjutada ka, et täna on väga halb päev, et midagi läks halvasti, aga et ta sai siis enda seda emotsiooni siin ka kommenteerida. Praegu seda väga palju ei tehta, aga üldiselt siis mõni kirjutab ka, et mul on väga palju töid praegu ees, et või ma olen maha jäänud selle kursusega, midagi sellist. Sest kassist ma räägin siis hiljem. Ja miks mulle see meeldib, et väga paljud kolleegid kasutavad seda teist tarkvara, näiteks loengus, et kontrollküsimuste kasutamiseks ja jällegi ma kuulen, see läks tasuliseks, teine läks tasuliseks, kolmas läks tasuliseks, et nad muutuvad. Siis on veel probleem selles, et see kuulajate arv, kui mul on 300, et see on nagu piiratud. Desmoses ma ei näinud, mul oli siis 433 oli kõige suurem see arv. Ja siis oli nagu tunda seda, et natukene nagu aeglaseks jäi see Desmos, aga mingit probleemi ei olnud. Ja just, et kui ma nüüd matemaatikat õpetan, ma tahan siis mingisugused graafikud või meil on siis funktsioonid, graafikud, kujundid ja just valemid, et siis see on koht, kus ma saan tõesti lasta ka tudengil joonistada. Teinekord nad joonistavad lihtsalt, teevad naeru näo või päikse või kassi sinna jooniste kõrvale, aga siis ma rõõmsalt näitan loengus seda ka, et vaadake, et meil on siin siis ka selliseid. Nii et kus ma siis õppisin, siis näidisklass, keda huvitab, et siis võib sinna sisse astuda ja vaadata, et mis seal siis on. Ma panin mõned siis meie siis didaktiku Sirje Pihlapi Desmose graafikakalkulaatori ja teacher Desmose õppevideod üles siia lingid, mida siis mina ise ka alguses kasutasin, kui ma siis esimest korda selle Desmosega kokku puutusin ja siin on tõesti siis olemasolevaid väga palju igasuguseid materjale, küll pigem siis nagu gümnaasiumi või algkooli tasemele, aga mina siis ikkagi üritan interaktiivsemateks loenguid teha, sest kogu aeg on siis ju jutt, et peab nagu kuidagi tudengitega suhtlema, tudeng teinekord ei suhtle minuga. Nüüd ma tegin näidisloengu, siis ütlesin, öelge, mis vastus on, okei, näidake siis näpuga, siis kui 2 või siis näppu veel näidati, teinekord siis näidatakse niimoodi, jah. Et nüüd siis see, kes ei näita ja ütle midagi, ta saab sinna Desmosesse siis panna siis oma linnukese, et oma vastuse. Ja seal on ka see, et ma saan näidata anonüümselt neid vastuseid, et keegi ei näe, kes siis midagi vastas, vaid seal on kuulsate matemaatikute nimed. Üks tudeng küll protesteeris, et tema nimi on nüüd asendatud sellise kuulsa matemaatiku nimega, keda tema ei vääri. Et see on nagu liiga kuulus midagi. Nii, aga põhimõtteliselt saab samu asju teha, et näiteks siis teksti sisestamisele lisaks siis siin on siis valikvastustega ülesanded. Ma saan siis teha skripti, kus öeldakse õige vastus, aga loengus ma seda ei tee, saab kirjutada, mis mulle meeldib, saab kirjutada ka matemaatilist valemit, kohe valemi režiim on seal juures, saab ka siis lihtsalt kirjutada, muidugi saab pildi panna. Nummerdatud nimekiri oli distantsõppe lemmik, et kui on siin siis ette antud, seda ma kasutan algoritmide juures, et mingisuguse teema juures lahendusalgoritm järjestage ja see järjestamine neil meeldis.
et ma panin siia lihtsalt nädalapäevad praegu näidiseks, aga et näiteks, et kuidas mingisugust ülesannet lahendada, et mida kontrollida, mida mitte, et see võiks siis olla siis hiljem ka abiks. Nii, samade piltidega on siis veel, et mis mulle meeldib see graafiku osa, et ma saan ise neile graafikuid esitada, ma saan lastele joonistada midagi, nad saavad sirget joonistada, vabaga graafikut, nad saavad siis graafiku kalkulaatorit kasutada, mis on täisekraanil, ma siis midagi natuke näitan, aga mitte kõike, kus siis on siis võimalus kirjutada selle funktsiooni võrrand lihtsalt üles ja siis see ilmub, et ei pea ise joonistama. Nii, ja siis on ka tabelid saab lisada, kus siis tudeng saab täita tabelit, kus on ka siis see arvutusvõimalus, kui ta kirjutab tabelisse mingisuguse tehte, näiteks 0,1 korda midagi, okei, see on liiga lihtne, aga põhimõtteliselt siis arvutatakse neil see ka ära. Nii, okei, ja siis on seal juba siis see skriptide asi juures, et sellega ma veel olen suhteliselt algtasemel, et ma üritan siis sellega ka veel seda huvitamaks teha. Nii et sellised valikud on, nii et ma räägin siin rohkem Desmosest, sellepärast et see mulle endale rohkem meeldib. Näiteks siis sellised nupud oli ka üks tegevus, et ma võtan siis mingisuguse teema ja lasen neil siis selle teema juurde siis kokku, see on siis selline lohistamine, et ta lohistab siis õiged osad kokku ja mõned nendest siis jäävad valedena sinna rippuma. Ja teine näide on siis selline, kus on jällegi siis sellised erinevad jooned. Et integreerimise juures just rakenduste juures määratud integraalirakendustes on siis sellised keerukamad jooned. Ja. Et siin nüüd see lahenduse ülesanne on erinevast kohast, et lahendusena nad saavad selle joone nime, joone graafiku ja valemi kokku panna. Ja tegelikult selle ülesande juures oli mul siis ka üks graafiline slaid, kus tudeng sai tegelikult selle sama joone valemi sinna kirja panna valemina ja tegelikult sai selle joone graafiku ka. Ja siin on siis näide üks selline, meil on siin, kus siis vasakul pool on siis see, mis ma olen ette andnud, olen siis ühe sirge andnud ülesande juures ja tudengi ülesanne oli siis valida siis kõigepealt külje pealt kõige vastus ja siis kirjutada, joonistada siia juurde siis 2 sirget. Näiteks siis on võimalik kirjutada ka see sirge võrrand juurde, on võimalik sinna teksti juurde kirjutada, on võimalik kustutada ja siis selgitada oma võtteviis, et kirjutada siis veel midagi. Ja siin on ka jaga klassiga nupp, tegelikult on siis selline, kus need, kes midagi kirjutavad, saavad klassiga jagada, saavad siis klassikaaslase vastuseid ka vaadata. Nii. Ühesõnaga selle kursuse juures on kogu aeg midagi muutuses, nii et see praeguse kursus, mis ma esitasin kursuse kvaliteedimärgile, et on siis sellest aastast sellisel 6, et eelmine aasta oli seal 4 kursust, seal siis 2 kursust ma tõstsin ümber. Järgmine aasta on selle kursusel 2 kursust, aga teiste nimedega, et meil kõik muutub, meil kursud pandi kokku, tehakse lahti, aga meie siis tegutseme nendega ja kõik selle nimel, et tudengid saaksid siis parema matemaatikahariduse siit ülikoolist. Ja sellel aastal siis ma olen ka, et natukene loengut interaktiivsemaks teha, olen lasknud siis tudengitel oma lemmikloomade pilte saata. Siia ma panin ainult oma ja siis oma ühe õppeassistendi lemmikloomad, sest delikaatsed isikuandmed, aga meil on kursuse kaust, kus kõik kursuse liikmed võivad siis seal Google Fotos oma siis lemmikloomade pilte üles laadida ja siis ma iga loengu lõpus näitan siis mõningaid nendest loomadest. Ja siis ma vaatan, et tudengite silmad lähevad vähemalt loengu lõpus särama. Nii, aitäh! Aitäh väga põhjaliku tutvustuse eest ja tõepoolest väga mahukas kursus ja tõepoolest silmad läksid särama siin saalis nii mõnelgi. Ma küsin ise nüüd ühe küsimuse, et
Te olete tudengitega kindlasti ka jooksvalt siis tagasisidet korjanud, et mis nendel kõige enam võib-olla sellel kursusel meeldib just üliõpilastele? Ma ei ole küsinud otseselt, mis meeldib, vaid milliseid materjale kasutanud on, et mis aitab neid õppimiskäigus, mis mind huvitab, on siis just see Moodle testide tagasiside, et need kõigil nendel ülesannetel on nagu lahendused ja see on nagu kõige rohkem, no osad kirjutavad rohkem kassipilte ka. aga just see, et Moodle'i kursuse tagasiside, mis nad vaatavad, muidugi praktikumides näidisülesandeid ja nad hindavad kõige rohkem siis sellest, millest ma praegu ei rääkinud, sest otseselt nüüd ei olnud see Moodle'i kursusel, vaid meil on enne kontrolltööd ka lisapraktikumid, mis siis kordavad just need kontrolltöö teemasid, et need on nende arust kasulikud. Ma ei tea, kas ma vastasin nüüd küsimusele. Oli küll vastus, mina sain küll vastuse. Aga nüüd ma ootan ka saalist küsimusi, et mis on tekkinud veel või mida tahaks küsida siis kursuse autorilt. Kõik said vastused ja küsimusi ei ole rohkem, aga meil on kindlasti pärast ka aega küsimuste esitamiseks individuaalselt. Et suur tänu ja edu ja ootame siis uusi kursuseid kvaliteedi hindamisele. Aitäh!